Ei oleks kunagi arvanud, et ühest pisikesest poest võiks nii pikaajaline projekt olla, et ma ikkagi veel sellega seotud ja iga hommikul lähed ikka tööle suure rõõmu ja hea tundega. Käime seal messil ringi ja tuligi ette Kessibox. Ja siis ma ütlesin Einarile, et see kes mulle nii meeldib, et nüüd astu siia sisse, et hakka kohe küsima. Einar ütles, et ei, nüüd on sinu kord. Meile öeldi, et meil peab olema müügiks kollektsioon, aga meil ei olnud kangad ja meil ei olnud kohta, kus toota. Ilma heade partnerite, heade töötajate, heade sõprad, et ei olegi võimalik unistusi ellu viia. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänane episood on pisut erilisem ja pisut pidulikum, sest Denim Dream tähistab sel kuul oma 30. juubelit. Ja sellel puhul oleme me saatesse täna kutsunud kahes jaos suisa 3 külalist. Mismoodi kõik alguse sai, mismoodi kasvas ühest pisikesest Nõmme kauplusest üle 120 kauplusega ettevõtte ja mismoodi kõige selle kõrvalt loodi veel täiesti oma bränd. Sellest kõigest kuuleme juba täna otse allikatelt endilt. Vestleme Denim Dreami loojatega, ettevõtte omaniku ja tema abikaasaga ning räägime tõelist moejuttuga Denim Dreami oma moedisaineriga. Nii et esmalt on mul hea meel tervitada saatesse. Tere tulemast Maile Põldmaa ja Heinar Põldmaa. Ja muidugi suured õnnesoovid 30. juubeli puhul. Palju õnne. Mis tundeid teis 30 tekitab üldse? Mina olen muideks 30, ma neid küsimusi tehes mõtlesin, oot. Täpselt sellel ajal see umbes siis alguse sai, kui mina ka sündisin. Mis tundeid teil endal on nagu natuke erilisem tunne või on nagu iga aasta ikka? Tunne on see, et mina olin ka siis 30, kui meie ettevõtte sündis. No vot, et mul on kõik veel alles ees. Ja, kõik on ees. Aga Einar, mis sinu tunne on? Tunne on, et on üks hästi pikk ja tore ja põnev etapp on käidud selle 30 aastaga, et ei oleks kunagi arvanud, et ühest pisikesest poest võiks nii pikaajaline projekt olla, et ma ikkagi veel sellega seotud ja iga hommikul lähed ikka tööle suure rõõmu ja hea tundega, et tahad kohe minna, tahad olla teistega koos, et see teeb rõõmu. Nii hea kuulda. Ja teate, enne kui me täitsa pihta hakka, mul on teile üks põnev testküsimus ka. Nimelt Kristi ja Itipoisid uurisid välja, mitu teksapaari me oleme, siis Denim Dream kõikide kauplustega on müünud läbi 20 aasta. Meie andmed ulatuvad siis aastasse 2004, sest enne seda, nagu ma aru saan, kirjutati kõiki asju vihikusse. Nii et mis te arvate? Pakkuge lihtsalt number. Mitu teksapaari on 20 aastaga Denim Dreami kõik kauplused kokku müünud? No ma arvan, et 500 000 kindlasti. Kas nüüd miljon on, seda nüüd ei tea. Nii, sina pakud siis pigem pool? Või ütleks number? 750 000. Väga hea. Nii, Maile, mis sina arvad? Ma pakun siis, et äkki on miljon. Nii, trummipõrin. Tegelik arv on 2 miljonit. Wow. Ja umbes 2 miljonit. Ei oleks osanud arvata. Nii et tegelikult isegi rohkem kui... Ma just mõtlesin, et kas me oleme kõikidele eestlastele teksapüksid jalga pannud ja me oleme isegi rohkematele kui terve kõigile Eesti elanikel. Nii et väga, väga uhke. Me oleme ka lätlastele, leedukatele, poolakatele ka. No vot, just see, õige, just. Väga hea. Aga hakkame siis täitsa algusest pihta ja mina mõtlesin selle peale, et kust üldse sai alguse teie huvi moe vastu? Et kõigepealt ma eeldan, võib-olla see on kasvanud ettevõttega, aga kust see huvi üldse moe vastu alguse sai? Minul sai huvi moe vastu sellest, et ma juba lapsena väga mulle meeldisid rõivad ja ma juba varakult ma sain õmblusmasina, õmblesin endale riideid, kõigene õmblesin nukudele riideid, siis endale ja mul oli suur eeskuju oli minu tädi Loola, kes töötas moemajas ja ta oli rõivaste konstruktor. Ja alati kinkis meile ilusaid riideid ja ma alati ootasin sünnipäeva,
et tuleks tädi külla ja et millise ilusa nagu kleidi ma saan või pluusi ja et ma olin nii õnnelik. Väga äge. Ja sealt algas ja edasi ka. Keskkoolis õppisin konstrueerimise ja modelleerimise klassis. Ja siis läksin edasi õppima ka konstruktor modelleerijaks. Ja sain ka diplomi, nii et rõiva huvi on minul nagu olnud, tundub, et nagu eluaegne. Väga hea. Ja läksin tööle moemajja, siis sain tuttavaks Einariga ja siis oli... Ja sealt on juba edasi, samamoodi läinud. Sealt läks edasi, et Einar juba suunas mind, et mida ma pean tegema. Einar, mis sina mäletad? Ma arvan, et see oli natuke teistmoodi aeg, mida enamus enam ei mäleta seda, aga see oli, sel ajal rõivad olid ikkagi kultusesemed ja nad maksid ikkagi kuupalga vähemalt. Teksapüksid olid selline 150 rubla, palk oli selline 120 rubla kuus, oli kilejoped olid ülipopulaarsed. Kõik need asjad olid, mida me ihaldasime saada ja kui sul neid nii palju võimalusi ole, siis sa pidid ise tegema. Ka mina õmblesin omad esimesed teksased ikkagi ise. Valget riiet sain ja siis ma võtsin vanad viigipüksid, arvutasin lahti ja sealt sain siis need lõiked ja siis panin sinna peale, lõikasin välja ja siis meil oli vanaema Singeri õmblusmasin, sellega vuristasin kokku ja mäletan, et püksilukk oli suurem väljakutse, et selle munserdas mu õde siis sinna külge ja siis ma käisin nendega, oli nii uhke, siis oli just olümpiamängud olid ja avamine oli ja siis ma mäletan, ma olin nendega ringil üks väga uhke tunne. Väga šef. Ja, see oli võimas. Väga lahe. Ma tean, et Einar, sinul on juba ettevõtlus tegelikult, pisik on juba väga pisikesest ajast sees. Võib-olla sa jagad oma esimesi ettevõtluskogemusi ka? Jah, eks ma nii palju, kui ma juba nagu teadlikult mäletan, ma kogu aeg tahtnud nagu sellist väikest äri teha alates raamatu kirjutamisest, siis mul olid akvaariumikalad, hamstrid. Ütleme, kõige tõsisem projekt oli ikkagi küülikukasvatus. Et mul oli selline raamat nagu küülikukasvataja käsiraamat ja seal oli, siis ma lugesin seda, seal oli õpetus, kuidas seda puuri teha ja siis ma meisterdan seda ikka väga tükk aega ja eriti ma armastasin seda peatükk lugeda, kus sa kirjutad küülikukasvatuste tasuvus. Ja see oli ülimalt põnev, sest nad ikkagi palju siin nii tohutult ja lubasid tohutud raha ja siis ma hakkasin raha koguma, kui mul see puur valmis olin. Iga päev panin sinna kõik oma säästud sinna kopika haaval. Mäletan, kui sain 5 rubla kokku, siis läksin Nõmme turule ja seal müüdi kasse, koeri ja jäneseid ja kõike oli seal ja siis ma käisin seal ringi, aga ütleme sellist, keda mina tahtsin, see nii odavat ei olnud. Seal oli 7 rubla oli niisugune valge suur hiidküülik oli ja see oli ikka päris ümmargune oli ja siis aga siis see müüja vaatas, et niisugune inimene hakatis käib ja uurib kangesti ja küsis, no mida te otsid? Ma ütlesin, et tahaks nii kangesti küülikut, aga selle jaoks raha jätkas. No oled ja poiss, ma annan sulle selle ära ja sulle väike saladus ka, see juba ootab meil siin lapsi ka. Läksin koju ja 15 päeva pärast sündis 10 pisikest. See oli küll hea diil, tasuvus oli päris hea. Ja siis, aga siis läks nagu ühe pesakonna saime veel ja siis ei olnud enam puuril panna, siis me panime kõik ühte suurde puuri ja siis hakkas ta paljunema väga kiirelt. Aga lõpuks tuli üks mingi haigus sisse ja siis me kiiruga viisime lihakombinaati. Sinna see äri lõppes. No võt, väga tõesti ise ei tea, et oleks nii väikse lapsena sellist küülikukasvatusraamatut lugenud. Ja et üldse süke raamat olemas oli. Aga Maile, ma tean, et tegelikult te koos juba ka enne, kui see esimene kauplus tuli, siis te tegite väga palju oli neid ettevõtmisi, mida te proovisite, katsetasite, õnnestusite, ebaõnnestusite. Kui palju neid oli ja mis sul võib-olla kõige eredamalt meelde tuleb? Mis igasuguseid äriplaane teil siis läbi käis? Neid oli tõesti palju.
alates isegi nagu oli mõte isegi kalamüügiga Einaril tegeleda. Aga minule jäi meelde kõige rohkem see, et me õmblesime kleite. Einar ostis suured rullid kangast ja see oli tollal väga defitsiitne, selle sai veel kuidagi kas siis otse teha, kuidagi nagu keeruliselt oli seda vaja hankida. Ja siis ma tegin lõiked ja õmblesin üsna lihtsa lõikega olid need tol ajal. Ja tegin, nagu oli vaja hästi nagu masstoodangut ja hästi palju õmmelda. Ja Einar siis viis need müüki. Ja need läksid väga hästi. Nii et kuna oli juba mul 2 last ja ma ei jõudnud neid õmmelda ja Einar hankis juba, et minu sõbranne Eve tegi neid veel. Siis pandi juba sõbrannad tööle. Ja siis tegi veel keegi ja Einar oskas väga hästi tööle panna kõiki. Et nagu just selle õmblusalal, aga oli ka põllumajanduses, oli meil ka siin ettevõtmine, Einaril oli kartuli kasvatamine ja seal oli vaja kartuleid võtta ja seal jällegi Einar oskas kõik mu sugulased tööle panna. Kuigi see mulle ei meeldinud ja üks sugulane ütles ka, et loodame, et see Einaril üle läheb. Õnneks läks. No väga hea. Et jäime ikkagi rõivaste juurde. Kui peale selle tegime veel linikuid näiteks müügiks. Jällegi vahvleid mina mäletan raamatust. Vahvleid. Aga need vahvlid, see söögi tegemine ei olnud nagu nii huvitav. Mulle meeldis just nagu selline rõivaste õmblemine. Siis samas linikute pildi tegemine, jõululinikud, emadepäevalinikud ja Einar tegi nad siis valmis siiditrükiga. Ja müüsime ilusti ära, kõik läksid ära. Peaaegu endale ei jäänudki mitte midagi. Väga. Et see oli väga, väga huvitav aeg oli. Eesti lipud olid ka üks suurem projekt oli meil ja olime seal lauluväljakul, siis müüsime neid seal ja see oli ikka tohutult hea tunne ala, et kui me müüsime, vähem kui tunni aega müüsime ära, järjega müüsime ära, meil oli vist üle 500 lipu oli. Wow. Ja siis, kui läksime pärast siis sinna teistega koos seda vaatasime, kus lipud lehvisid, kõik meie lipud, see oli nii hea tunne ja kui siis Heinz Valk hüüdis veel, et ja me võidame nii, siis oli samasugune tunne. Väga uhke. No nii, ühesõnaga ettevõtmisi on olnud, katsetatud on palju, lõpuks tuli esimene oma kauplus Sinine Kangur Nõmmel. See oli siis seal täitsa seal Nõmme keskuse, kultuurikeskuse seal juures, et keegi võib. Ja see oli üle tee, praegu on seal vist teater. Jah, see kliini. Ja, just. Aga kuidas see siis alguses? Kuidas te sinna jõudsite oma katsetustega? No vahepeal oli need igasugused ideid oli ka, me käisime siis ju neid, tegime T-särke sõbraga, ütleme, koos käisime müümas. Maile siin tegi neid pilte ja siis me siiditrükiga tegime T-särkidele ja siis olid niisugused pusad olid meil Moskvast, ma mäletan, me tõime siuksed olid hommiku või pidžaamad oli. See oli India meeste soepesu. India. Ja võikasime säärjad ära, nendest tegime mütsid. Nendest ma õmblesin mütsid. Kõik ilusad niuksed pidžaamad. Sellised, sai 3 mütsi isegi vist ja tutid pidi ka õmblema. Ja siis särkides sai teha nagu Einar tegi siiditrüki sinna peale. Cinema oli kõige populaarsem. Ja siis me käisime Ukrainas neid müümas, ma mäletan, et olid sellised linnad nagu Herson, Harkov, siis me käisime veel seal oli see Krivoi Roog oli veel siuke huvitav linn, et oli üks suur maantee läks ja 2 pool olid majad ja seal ei olnud mitte midagi turgu, ainult turg oli, me tavaliselt müüsime kaubamajasse ja siis kui me selle oma kauba sinna välja panime, siis rahvas tormas ligi ja lükkas kõik ümber, kukkusid pikali kõik, ma mäletan, et see oli siuke tõeline mäsu oli seal ajal oli. Ja siis Rostov oli ka veel üks linn, kus me kindlasti, ja Donetsk oli kõige huvitav, see oli selline hästi jõulised inimesed, suured, tugevad ja seal olid kõik televiisorid müügi, mis meil ei olnud ja see oli põnev.
põnev aeg oli, aga siis mul sõber hakkas tegelema, avas oma esimese kaupluse. Siis me käisime, ma mäletan, see oli 94. aastal kevadel, maikuus, imeilus ilm oli, päike paistis ja me sõitsime ratastega ringi, olime seal Kleini lossi juures olid need basseinid ja istusime maha ja mõtlesime, et midagi võiks teha, sest alati oli, Andres oli see, kes oli, temal olid ideed olid kogu aeg. Tal oli 10, kui mitte 100 ideid ja mina olin siis see, kes sealt kõrvad pidi ütlema, et kas see tasub ära või ei tasu ja ma olin see nagu see lõika ja analüütik oli nagu ja siis, aga tema tegi ikka oma valimisalat. Ja siis me mõtlesime, et teeme koos kaupluse, tal oli just see Sinise Kanguru kauplus, olid linnas seal Viru tänaval ja siis me sõitsime, et teeme Nõmmel, nagu me mõlemad elasime Nõmmel. Läksime siis Nõmmele ja sõidame seal ringi ja Andres vaatab, seal ristmike juures olid need suured aknad ja ütleb, et siia teeme. Ma ütlesin, et miks just siia? Mul siuke tagumõiku tunne ütleb, et see on üks hea koht on. No ja siis hakkasime sellega tegelema, selle maikuus alustasime ja kauplus sai valmis siis jõuludeks saime. Et selline meil oli üks kooperatiivkorter Maile vana korter me andsime siis või selleks riigil läks ja me saime siis uue kooperatiivkorteri ja siis selle müüsime maha, me ise ei saanud ühtegi päeva sees olla. Ja selle rahast siis ehitasime seda, et selline, siis oli ikka tõeliselt, ütleme niimoodi, et kogu vara oli nagu pandud sinna pandiks nagu. No vau. Ja ma tean, et mingil hetkel te olite lausa punktis sellega, kus oli vaja otsustada, kas nüüd jätta, loobuda, allanda või panna veel samamoodi kõik mängu edasi ja edasi nii-öelda proovida, mitte allanda. Mis väljakutsed need olid ja kuidas te selle väikse Sinise Kanguru sealt koos kahekesi ära päässite? No vot, see on tüüpiline siukene hurraa patriotismiga tehtud kauplus. Ma mäletan, meil oli 11 töötajat oli. Vau, ühes kaupluses. Ühes kaupluses, ja kõigepealt oli juhtkond, siis mina ja Andres, me suurt tööd ei teinud, siis oli kaupluse juhataja Maile, siis oli vanemüüja, müüjad, koristaja, raamatupidaja. Nii et see armee oli selle esimene kuu oli väga tore ja aga siis aprillikuuks tehti analüüs ära ja olime päris suures kahjumis. Sõber vaatas, ta läks nii hästi, linnas läks nii hästi ja ütles, et ei, see ei tasu ära ja siis meil oligi see küsimus, et mida nüüd edasi teha. Ja see oligi siin, ütleme, esimene selline kriis, kus siis oli vaja neid lahendusi otsima hakata, et sealt välja tulla. Maile, siis sina hakkasid müüma? Jaa, mina hakkasin müüma, hakkasin kaupa tellima, koristama, kõike tegema. Et 11 sai siis 2, ma saan aru. Jah, algul küll, aga vist poole aasta pärast algul oli meil tegelikult 3 oli. Ja ikkagi 3. Ivar oli ka siis, jah. Ja. Et tükk aega ikkagi oli, me olime ikkagi 3-kesi, jah. Ja siis oligi nii, et kuna pidi ise müüma, aga müümine on väga raske tegevus. Ja see on väga nagu energiat nõudev. Ja mulle meeldis nagu rohkem see mood ja rõivad, aga müümine väsitas mu nii ära, et ma nagu 2 päeva suutsin müüa. Ja siis ma pidin nagu 3 päeva puhkama. Siis oligi, et siis läks juba Einar müüma. Ja edaspidi siis sai nagu juurde juba hakatud võtma inimesi. No sel momendil, kui juba läksime kasumisse, et lihtsalt kui see käive, ütleme, ma mäletan, meil oli plaan oli, et meie käive on 20 000 eurot, aga tegelikult oli 10 000 oli umbes, võib-olla oli vähem natukene, et sa pead lihtsalt selle võrra kulusi kokku tõmbama. Ja nii see hakkas minema, käive läks siis umbes 15 000 peale ja siis me saime juba inimesi võtta ja läks nagu, elu läks kergemaks, võiks öelda, aga raske oli kindlasti, see moment oli ikka väga pingeline aeg oli. Samas oli ka väga palju tegemist vargustega. Isegi terve pood varastati tühjaks. Päriselt? Terve pood? Terve pood. Vau! See aeg oli lihtsalt selline. Ja, see aeg oli selline. Aga samas meil oli nagu õnne, sest et meil just tuli kaup
ja kuna poodi ei mahtunud kaup, siis oli meie kodus. Nii et meie kodu oli kõik kastidega, veel teine korrus oli kastidega ümbritsetud, et me läksime nagu niimoodi kastide vahelt sealt. Et õnne peab ka olema. Ja kaupa ikkagi oli, et päris siis tühjaks ei jäänud. Aga ma küsiks kohe siia vahele, kuna te ise olite tollel ajal ka poes teeninduses ja müügikonsultandid nii-öelda ja kuna Denim Dreamis on ka, teenindus on A ja O ja üks kõige aluseks, ma julgeks öelda isegi just eriti kaupluses, siis mis te tollel ajal õppisite? Kas juba sealt ajast tuleb see Denim Dreami sükene hea teeninduskultuur või mis te sealt õppisite tollel ajal? No ma arvan, et me ka väga palju teenindusest ei teadnud, aga seda, et mul oli see müügikirg oli nii tohutu oli. Ma mäletan, kui ma olin seal üksinda, seal olin poes, kuna meil oli seal ees läksid, oli kõnnitee oli ja inimesed tulid ja siis kui ma nägin, et keegi tuli, kohe hindasin ära, nii meeste rahvas, 40+, raha ilmselt on, püksi number 34, 32, nii ja nii kui ta sisse tuli, siis kohe tervitasin ja hakkasin kohe talle müüma neid pükse ja siis kui veel õnnestus veel särgi veel ära müüa, siis oli veel õnnelik ja kui veel sai veel selle nahktagi, ma mäletan Petrofi nahktagi maksis 5000 krooni, kui sellega õnnestus ära müüa, siis oli ikka siuke tunne, et see oli nagu just see müügikire pealt tehtud asi, aga teeninduse algus oli, ma mäletan seda, et ma seisin seal, käed olid niimoodi rinna peal ja siis ma kuskilt lugesin, et seda ei tohi olla ja käed puusas ka ei tohi olla. Ja siis ma vedasin vist Mailega ja teistega ka kõige kihla, et kui te näete, et mul käed on niimoodi, siis ma maksan, ma ei mäletan, kui palju ma maksin neid kroone, 20 krooni vist. Ma 2 korda maksin ja pärast seda ei ole. No võt, töötas. Siiamaani, kui ma seda tunnen, siis ma tahan, 20 krooni läinud. et aga sealt hakkas ja ma mäletan, eriti naljakas oli, ma siin hakkasin juba, olin rohkem selle teenindusega kursis ja tahtsin ideaalset teenindust ja siis ma hakkasin neid teeninduskoolitusi tegemas, aga ma tegin nii valesti, tegin, et need, kelle tulemused olid allapoole keskmise, need ma siis kutsusin enda juurde ja hakkas nii, aga see oli karistus. et ei, sellest ei olnud midagi, aga ikka, kui sa leiad õiged inimesed, siis on juba enamus tööd on tehtud, nii et meil olid algul väga, väga tublid inimesed ikka. Väga hea. No nii, üks kauplus oli olemas, pääsite selle tulekahjust ära ja siis oli vaja hakata aina edasi pürgima. Kust tuli üldse see vajadus ja soov, et kasvada? Maile, mis sa mäletad? Ma mäletan, et kui me nagu see kauplus nagu saime endale välja ostetud ja siis oli niimoodi, et meil oli nagu tekkis soov, et brände nagu hakata esindama. Ja meie kõige esimene bränd, mida me hakkasime esindama, oli Lee Cooper. Ja Lee Cooperi edasimüüja oli tol ajal Lätist. Ja siis meil oligi, ostsime sisse enamus Lee Cooperi tooted, aga siis Einar mõtles, et kui äkki see Lee Cooperi nagu mees enam ei müügi meile, et mis me siis teeme? Et me peame nagu hakkama endale ise vaatama brände ja sellest tuligi, et nagu see brändide otsimise nagu mõte, et meil ei oleks ainult nagu need leivad ühes kapis. Ja siis saigi algusse et hakkasime messidel käima. No kõige suuremad nimed on Tommy, Kesk, Calvin kindlasti, mis kohe pähe tuleb. Mäletate, kuidas, ma ei tea, Einar, kuidas Tommy näiteks oma ridadesse said? Kuidas tollel ajal see asi käis? Kui me Lee Cooperi saime niimoodi, et ma kirjutasin kirja, käisin veel, see oli siis Eesti tööstuskojas, sain siukse paksu raamatu, seal olid kõik need nimed. Lee Cooper oli seal ja Tommy ja Wrangler olid, kõik saatsin kirjasi kõigile. Lee Cooperist tuli kiire vastus, et Lätis on meil esindaja, aga võite nendega koostööd teha. Sealt me niimoodi saime läbi Läti. Aga Tommiga ma siis sain ka andmed, kirjutasin kõik selle kirja, panin DHL-i posti ja ootasin, et kui 2 päeva pärast tuleb, 3 pärast ikka tuleb, ei tulnud ta 3 ega nädala pärast, 2 nädala pärast, 6 päeva pärast ja siis lõin käega, ei tule midagi ja läks niimoodi kuskil aasta mööda
järsku siis oligi e-maili sel ajal ei olnud ja telefonil ka ei olnud. Ja siis potsatas nagu see kiri sinna postkasti ja vaatasime, tulge nüüd siia Amsterdami, et meil on nagu avatud nüüd showroom. Et ennem oli ta et üks Pepe Jeans vist, Pepe Jeansi all oli ta, nagu Pepe Jeans kasutas seda brändi, müüs edasi, aga siis tuli ameeriklased ise tulid kohale ja hakkasid otsima endale partnerid ja nii see esimene kord oli, ma mäletan, et selle ajal oli seal, neil oli 3 tuba oli ja üks tuba oli siis see nii-nimetatud showroom, kui ma siis seda kaupa valisin ja et huvitav, esimesel korral me koos ei käinudki, hiljem hakkasime käima koos. Ja ilmselt nagu ma pidin väikeste lastega kodus olema. Et siis, ja ma mäletan tõesti, ma mäletan isegi, et see kiri tuli jaanuarikuus. Niimoodi on meil. Huvi oli maas ja tuli see kiri ja... Aga Kessi, sina oled Maile suur Kessi fänn. Kessi saime niimoodi, et me hakkasime käima Tommy Hilfigeris, hakkasime kaupa valimas käima ja see oli kevaditi ja sügiseti oli järgmise hooaja kaupa vaja valida Amsterdamis. Ja siis me alati käisime ka läbi seal Amsterdamis need teksapoed ja kõik huvitavad sellised brändipoed, et saada inspiratsiooni ja parandada oma kauplusi ja siis meie sattusimegi Kessi poodi. Ja see oli paksult rahvast täis. See oli nii huvitava kaubaga ja oligi nii, et seal oli vist allaindlus tookord ja oligi, et mõne laua peal oli ainult üks toode. Et mul hakkas nagu, vaatasin, et mulle nii meeldivad need asjad. Tookord olid nad natukene teissugused ka vist kui praegu. Et nad nii ilusad isegi ei olnud. Et nüüd nad on väga ilusad ja siis oligi, et me läksime Barcelona messile. Et ma ei mäletagi, mis aasta see võis olla. 2000 umbes oli. Jah. Ei, tegelikult ma mäletan, see oli 2005. Jah. Ja siis käime seal messil ringi ja tuligi ette Kessi boks. Ja siis ma ütlesin Einarile, et see Kess mulle nii meeldib, et nüüd astu siia sisse, et hakka kohe küsima. Einar ütles, et ei, nüüd on sinu kord. Et oligi alati, et me nagu mõtleme, kelle kord on ja siis see hakkas nügima teist, et sinu kord. Ja muidu ma olen hästi tagasihoidlik ja ma nagu ei julge minna, aga kui ma midagi tahan, siis ma lähen. Ja sinna ma läksin. Ja siis ma nagu tegin algust ja küsisin ja pärast võttis kohe sujuvalt Einar üle selle kõik ja hakkas seal läbi rääkima ja neile nagu meeldis meie selline story ja nad kutsusid meid õhtusöögile. See oli... Ei, nad kutsusid Itaaliasse. Ja Itaaliasse, seda nagu tutvuma. Ja Mia oli see kliendihaldur, kes meiega siis rääkis, ta oli soomlanna ja siis ta kutsus, et tulge sinna, saate kommertsdirektoriga kokku ja siis saate oma plaanist rääkida. Ja, et meil oli ka konkurent tol ajal, see oli Apranga. Ei olnud, see oli soomlane. See oli soomlane. Ja. See oli niimoodi, et kui me olime seal messil ja rääkisime selle kliendihalduri Miaga ja ma mäletan seda, et ta küsis, mitu kauplust teil on, siis me ütlesime, et 15, siis ta vaatas juba, et siin on juba nagu mõte, sest ennem kui meil oli 1-2 kauplust, siis igal pool vaadati väga tüdinud näoga, mida te otsite siin. Ja siis kutsus meid Itaaliasse kohtuma kommertsdirektoriga ja sõitsime spetsiaalselt Mailega siis sinna Itaaliasse. Mis linn see oli? See ei olnud päris suur linn. See oli Firenze. Firenze oli, jah. Ja olime seal kontoris, olime rääkimis, ta vaatas ja kuulas kõik need jutud ära, mis meil oli ja meie soovid ja ütles, et teate, et meil on nüüd soomlasega, Soome firmaga on meil kokkulepe, kes juba Soomes on juba mitu kauplust avanud, kas 3 või 4 kauplust tahab nüüd Baltikumis ka teha, et ilmselt me vist ei saa teiega koostööd teha. Aga ütles, aga et me võiksime ikkagi õhtul kokku saada ja rääkida veel, et nii põnev on teiega siin kuulata, mida kõik olete teinud. Siis saimegi õhtul seal üks huvitav väikene restoran,
vana linnas oli ja siis me läksime sinna kohale ja ootame seal pool tundi ja tund aega. Me ei teadnud, et Itaalias käibki niimoodi see asi ja siis lõpuks vaatame, üks tuleb sportauto lahtine ja siis tuli see kommertsdirektor koos Miia ja tal oli veel üks pruut oli ka kaasas, nii et ta olid 3 ja meie olime 2 ja siis istusime sinna ja jõudsime kuskil 10-11 ajal ja siis olid seal, Itaalias käib ju kõik siuksed suured toidud ja veinid ja siis käib see jutt ja käib ja ma ajatan kuni 3 või 4 olen ja siis hakkasime siis koju poole minema ja siis vaatas mulle otsa, et kuule, ma mõtlesin, et me anname selle kestika teile. Ja oligi järgmine päev oligi saadetud meile, et me oleme nagu valitud distribuutoriks ja nii, et vahel on, kui sa oled nagu selline, kuidagi öelda, sõbralik, head suhted saad ja tundud nagu sõbralik aus ja tore inimene, siis on ka võimalik ka leida endale partnerid ka selliselt. Ja enamus meie partnerid olemegi leidnud ikkagi läbi isiklike kontaktide. Eriti oli see 2000 aastal, kus ei olnud ju keegi, ei olnud ju nii suurelt ja nii tublid ei olnud kõik veel. No väga. Ja neile väga meeldis, et nagu perenimega ettevõtte oli. Et see oli väga oluline, et nagu itaallastele ka, et pere on väga tähtis ja nad tundsid, et see pere suudab ka seda Kessi pere asju hästi edasi anda. Just. Kuulajale selgituseks, et Denim Dreami taga on siis ettevõtte nimega Põldmaa kaubanduse, et mis tuleb teie perekonna nimest. Aga aga nüüd on siis täna on aeg, kus siis oli 15 kauplust, alguses oli üks pisike sinine kangur, nüüd on üle 120 kaupluse ja neid on nii Eestis, Lätis, Leedus, Poolas isegi. Ma ise mõtlesin, mis võib olla selle kõige 30 aasta jooksul, mis on need kõige olulisemad otsused olnud, et see nii kaugele ja nii suureks on kasvanud? Eks see on selline pidev areng, et kui me alustasime, me ei teadnud mitte midagi ja kogu aeg oled sa kriisidest sa kasvad ja toimub nagu selline muutus ja areng, et kui sa nagu ei näe enam lahendust, siis sa pead hakkama midagi muutma, et ma mäletan, et see esimese kauplusega oli kohe kriis, teise kaupluses oli juba niimoodi, et kus me olime juba siis üksinda, siis oli vaja motivatsiooni, ma mäletan, lugesin siukse raamatu nagu Art Williams, all you can is enough, what you can, okei, see on pikemalt läheb see juba, aga ja see andis motivatsiooni teha see teine kauplus ja siis sel momendil, kui meil oli 4-5 kauplus, oli jälle vaja muuta, sest siis tekkis piirkond. Enne oli niimoodi, et me saime üksinda ise organiseerida ja juhtida, siis oli vaja piirkonna juhte leida. Ja siis oli järgmine etapp, oli vaja, kui sa pidid Lätti minema ja siis tulid brändid ja need on niimoodi kogu aeg on kasvanud ja iga kord on jälle, sa oled nagu selle ees, et no ei oska, ei saa hakkama, aga nagu öeldakse, et see elu on nagu loominguline protsess ja see ongi raske ja just need võimalused ongi, need uued väljakutsed võimaldavadki teha sul jälle samm edasi. Ja nii on ta läinud järjest, et kui hakata mõtlema kõike alates seal, ma mäletan 99. aastal tegime esimese e-kauplus, ma arvan, see oli Eestis üldse üks esimesi, vähemalt rõivakaubandus oli kindlasti, ta võis olla esimene. Ja saime valmis ja töötas, aga sel ajal inimesed ei olnud harjunud ja ei julgenud osta ja nii et me võib-olla ka seal paar kuud oli see lahti ja siis saime seal müüke umbes seal nädalas ikkagi 10 paari müüs, aga ta põhimõtteliselt ei tasunud ära. Liiga vara oli ühe sõnaga. Jah, täpselt, et sa võid küll midagi teha õiget asja, aga kui sa teed liiga vara, siis on ka natuke halb. Kas või näiteks, kas või see iPhone ongi, tegelikult oli juba eelnevalt oli tehtud seda, aga ei tehtud nii head ja mitte õigel ajal ja Apple suutis teha niivõrd hea asja. Et eks ta niimoodi kogu aeg on kasvanud ja arenud läbi arengu. Mis, kui te mainisid enne, et kriisist
ongi need kõige suuremad, igast kriisist on tulnud kõige suuremad muutused, kõige suurem kasv ja areng. Mis praegune kriis? Praegu on väga paljud ettevõtted kriisis ja selline, ütleme, raske aeg. Mis see praegune kriis õpetab? Mis muutus siit tuleb ja mis võib-olla läbi oma 30 aasta kogemuse, mis võib-olla nõu anda, kuidas paremini välja sellest tulla? No see aasta, või ütleme, see on juba teine pea 3. aasta juba jookseb. See kriis on nagu sellisest erinev, et selle 30 aasta jooksul oli meil ainult see esimene kriis, mille me ise siis tegime seoses nende valede otsustega. Ülejäänud kriisid kõik alates 97 tuli siis see Vene kriis oli, siis tuli 2001-2002 tuli IT või see e-kaubanduse buumi kriis, mis lõppes ära, siis 2007 oli ülemaailmne kriis, siis tuli 2007 kuni 2009 ja siis tuli COVID ja nüüd siis oleme jõudnud siis sellise kriisi, mis siis on nagu oleme ise teinud selle kriisi seoses kõikide kulude nii suure kasvuga ja mingi hetkel enam inimestel ei jätku enam nii palju raha, kui kõik asjad kasvavad ja palka kasvab, aga mitte nii palju. Aga et nüüd kõik muud kulud, et trendid siin hüppasid järsku 14, 15, mõnidest siis osa 20% ja see on see, mis on nagu nüüd toimunud. Ja kuna vaadates, et kõik teised, no võib-olla Lätil on ka raske, aga vaadates, kuidas Leedul läheb ja Poolal läheb ja ka siin Põhjamaad taastuvad, siis ongi see, et ega meil midagi teha ei ole, me peame ise hakkama saama, nii Eesti kõik inimesed kui ka ettevõtjad ja tuleb need rasked otsused ära teha ja kulud kokku tõmmata ja otsida tulusi ja teha õigeid otsusi ja et see on see moment, kus praegu oleme. Aga mis on selle 30 aasta, kui me praegu rääkisime sellised olulisemad otsused ja väljakutsed, siis mis on olnud 30 aasta kõige suuremad saavutused? Maile, mis sina tunned? Mis on selline saavutus, mis sa ise tunned? Mul on nagu niimoodi, et Einar on saavutustele orienteeritud ja tulemusele, aga mina elan kulgemises, vaatan, et kuidas nagu vesi voolab, et kuhu poole minna selle vooluga kaasa. Et ongi, et Einar näitab seda suunda ja pakub igasugu ideid välja ja kõik mulle ka ei meeldi ja siis ma vaatan, et kuhu ma selle vooluga lähen. Et millega kaasa. Einar, mis sinu jaoks on kõige suurem saavutus olnud? Võib-olla ütleme mõned sellised eesmärgid, mis on tegelikult algul tunnus täitsa nagu müstilised, et kui ma mõtlen, kunagi meil oli unistus, õieti ma kuskilt lugesin, et tuleb hästi suured eesmärgid panna, siis ma rääkisin kontoris, et meie firma võiks jõuda top 100 ettevõtte sekka, siis kõik vaatasid, hakkasid naerma. Et selle ajal, kui meil oli 5 kauplust ja käive oli nagu olematu ja seal olid kõik suured rahvusvahelised firmad olid seal ja siis see oli natukene võib-olla üle pingutatud. Aga hakkasime tegutsema ja ettevõtte arenes iseenesest ja järsku siis oligi, ma täpselt aastat ei mäleta, kas oli 2012 või 11 oli ja siis oli just need rasked ajad oli möödas ja ma nagu ei mõelnud üldse mingist tulemustest ja järsku avastasin ühe vana äripäeva, vaatan, et Põldmaa-kaubandus on juba, oli 98 või 7 oli ja see oli küll üllatus, nii et vahel sa sead endal selle unistuse või eesmärgi, aga see tuleb nagu iseenesest tuleb ja et kui sa lihtsalt oled nii pikka aega tegutsed, siis ta võib, et sa ei pea alati nagu sellele tähelepanu pöörama, et just nüüd ootad seda nii kangesti. See oli üks sellise asjad, see oli nagu väga see, mis jäi meelde. Aga ma tean, et tegelikult oled sa ikkagi väga eesmärgistatud ja need unistused pole ainult tulnud iseenesest, et ma just mõtlesin, et mis on siis selle nagu unistuse ja selle elluviimise vahel see võti? See võti on tegelikult küllaltki lihtne, aga väga paljud ei kasuta seda. Sest et kui sa
sealt selle unistada meeldib meil kõigil. See on nii tore ja see on, mul meeldib hästi palju raamatut lugeda ja kui ma raamatut loen, siis mul jookseb film seal. Kui ma unistan, siis mul jookseb ka film, et ma näen kõiki asju, neid näen ette, ma mäletan, isegi nägin Mailet ette, kuidas ta õmblusmasinaga õmbleb seal ja 2 last on ja tegelikult tuli meil rohkem neid. Et kõike, ja sa näed nagu neid asju ette aga nüüd on see järgmine etapp on nüüd see elluviimine. Ja ma arvan, et selle elluviimisel on nüüd see kõige tähtsam komponent on tegelikult, sa pead leidma endale partneri. Sa pead leidma keegi, kes aitab sulle seda unistust saavutada. Sest see unistus ei ole unistus, kui see nii lihtne on. Aga see unistus on nii raske, siis sul ongi vaja kedagi, kes aitab sul seda saavutada. Mul on selleks nagu raamatud on, selleks väga palju ma kasutan raamatud, siis on, aga kõige tähtsam iga selle unistusel on ikkagi leida keegi partner. See, kes teab sust rohkem, kes oskab sust rohkem ja kes suudab selle aidata seda ellu viia ilma heade partnerite, heade töötajate, heade sõprad, et ei olegi võimalik unistusi ellu viia. Denim Dreami suurim väärtus on vist tõesti kõik töötajad ja seda on tunda selle sees kogu aeg olles, nii et see on tõesti see on tänuväärt tunne on see tunne, et sa oled nagu selle pere sees, nagu need itaallased hindasid seda, siis ma arvan, see peegeldub siiamaani välja. Ja Einar on osanud kuidagi seda peret nagu nii hästi luua ja neid inimesi üles leida ja neid hoida ja jah, Einar, sa pole kunagi tahtnud ju juht olla tegelikult, sa oled öelnud ka, et sa pugesid pigem teiste taha peitu, kui oli kuskil midagi, valiti kedagi jälle. Mina ka pugesin. Me oleme nii tagasihoidlikud ja edasipüüdlikud. Tänapäeval öeldakse, et sa pead kohe nagu hästi julge olema, aga mulle siiski on meeldinud see asi, et nagu minu nooruse ajal öeldud, ole tagasihoidlik, aga edasipüüdlik. Just. Aga mis sa Maile näed, mis Einari puhul on see, nagu ta on pidanud selleks juhiks tasapisi ise ikkagi kasvama, mis tema juhina see edu võti on, kui sa kõrvalt vaatad? Ma arvan, et ta tegelikult ikkagi loomu poolest on juhte. Ma nagu tunnen seda. Et ta alati tahab kõike organiseerida ja planeerida ja ikkagi ette võtta, aga ju see oli siis varjul ilmselt. Aga samas kartuleid pani ju terve pere. Kartuleid pani ja õmblesid mina ja sõbrannet kõik ja see algas nagu tasapisi, kuna me tulime ikkagi teisest ühiskonnast, kus seda ei olnud ja siis ta tuligi niimoodi loomupäraselt välja ilmselt. Ma õppisin inseneriks Tallinna Tehnikaülikoolis ja siis suunati mind Talexisse ja algul oli konstruktori koht oli ja siis kutsus tsehhi juhataja, kutsus mind välja ja ütles, et teate, et kas te tahaksite hoopis tsehhi tulla tööle? Ma ei tea, mis seal teha. Meil on seal üks osakond on nagu, et meil on vaja meistrit, on vaja 22 inimest, aga siis ütles, et aga palk on siin tunduvalt kõrge. Loomulikult ma läksin sinna ja see oli ikka tõeline juhi kool. Ikka sul on 22 inimest, kes kõik räägivad vene keelt, isegi üks eestlane rääkis millegi pärast vene keelt ja sa lähed hommikul sinna, ega ma midagi ei osanud juhtimist, midagi, selle ajal ju eriti minu erialal keegi ei õpetanud juhtimist ja muud ei osanud teha, siis ma istusin seal ukse juures, panin kirja, mis kell keegi tuli. Ja ma mäletan, Einaril oli märklik nii huvitav, et seal oli mingi Sergei ilines 10 minutit ja siis Kolja ilines 15 minutit. See oli kontroller rohkem seal. Ja siis kui sa oled kõik need kirja pannud, siis sa läksid sinna nõupidamisele. See oli siukene umbes nagu väike konteiner oli ja seal oli kuni 10 inimest. Ja kõik olid vanakooli, need kõik suitsetasid. See oli sinine, sa ei pea kui näinki inimesi. Ja kõik käis vene keeles ja kõik käis numbrid, mingisugused need detailid ja numbrid olid. Nii et mina selle 2 kuu, kui ma mäletan, kui seal oli, mul vene keel oli selge, sest kell 2 oli järgmine koosolek.
ja et sealt tuli see kool, ütleme, sealt sain kõik, et ikkagi suuta neid inimesi ikkagi panna tööle ja olla mingil määral autoriteet. Ei olnud kerge, eriti kui see ülikoolist alles tuled. Sain oma kooli kätte seal ilusti. Väga hea. No nii, nüüd üks suur unistus on teil täidetud või vähemalt see viimane unistus, mis teil oli Denim Dreami keskus, mis värskelt avas laagris oma uksed. Kõik on sinna oodatud. Mis oli see algne visioon? Ma tean, see unistus on juba päris tükk aega olnud ja kasvanud teiega koos. Et mis see algne visioon oli ja kas see täielikult siis täitus ja tuli täpselt selline, nagu te unistasite? Ei, see unistus on ikka mitu korda ilusam sellest, mida ma nägin ette. Sellepärast, et sa ei kujuta ette, et ta on tunduvalt suurem kui teine. See eelmine peamaja meil oli kuskil 1700 ruutmeetrit ja uus oli siis üle pea 5 korda suurem. Aga ikkagi oma nägemus oli ta umbes samasugune. Ma niimoodi küll ei osanud seda ette näha, aga meil on väga tubli projektijuht Matis oli ja ma mäletan juba me ostsime selle üle 6 aasta tagasi ja siis 5 aastat oleme seda projekteerinud. See ühe projekteerimisfirmaga lõppes ära, siis tuli jälle kriis tuli, see COVID tuli ja jälle jäi seisma. Ja kogu aeg oleme täiustanud ja nüüd siis lõpuks selle valmis saanud ja ma olen tõesti väga tänulik. See oli ikka väga suurte inimeste töö ja vaev, kes seal ikkagi seda tegid. Et ta nii ilus tuli ja kuidagi mulle väga süda. Ma tahtsingi, et oleks samasugune nagu oma kodu oleks sellist. See oli nagu see visioon oligi siukene. Algul olid muidugi pidi tulema sinna kuldkalade bassein sinna sisse ja puud pidid kasvama ja kõiksuguseid muid ideid oli ka veel, aga kõik ei õnnestunud ikka ellu viia. No lisaks sellele, et seal on ka kontorijoone, on seal Trespassipood ja Baltikumi suurim outleti kauplus. Ma kõigile soovitan sinna minna, sealt saab väga-väga häid leida. Aga lisaks sellele on ju seal ka nüüd Dream Cafe restoran ja ka oma Maile Beauty ilusalong. Maile, räägi, kas see on ka olnud sinu mingi unistus või kus see idee tuli? See tuli nagu väga huvitavat rada pidi. Kõige enne pidi sinna tulema. Heinar tahtis teha sinna nagu sellise ökotalupoe. Ja oligi mõte, et seal hakatakse kõik juurvilja müüma ja sellist mahetoitu ja lilja. Aga siis Einar tegi nagu meie kontori poolel küsitluse, et kas nad tahavad seda talupoodi või nad tahavad midagi muud. Ja siis selguski välja, et talupoodi ei tahtnud mitte keegi. Ja nad tahtsid kõik ilusalongi. Ja siis tekkis mõtet ilusalong teha. Ja oli vaja nime ilusalongile. Ja said seal jälle kõik pakkusid välja igasugu nimesi. Ja paljud nimed olid ära võetud, et olid juba registreeritud. Ja üks nimi oli siis, kas ta oli Maile ilusalong või oli ta kohe? Ei, ta oli Maile ilusalong, jah. Aga siis Einar ütles, et mis sa arvad sellest? Ma arvasin kohe, et ei, ma ei tea, et ikkagi, et ei taha. Aga siis ma hakkasin juba järgmine päev mõtlema, et kui see oleks näiteks Maile Beauty, siis ta võiks ju olla. Ja ma ütlesin Einarile, et selline nimi võiks täitsa olla, et mulle meeldiks. Kuna ma nagu uurisin ka selle Maile tähenduse järgi, et see on Hawaii nimi ja ta tähendab sõprust, lojaalsust, armastust ja kõike head saatust. Oi, kui tore. Ja siis ma mõtlesin, et väga tore, et selline nimi võiks küll sobida. Väga hea. Ja Dream Cafe on, mille pärast on see just siis itaaliapärane, kus see soov? Kas see kessimõjutused härra tee? Kõigepealt oli see, et miks me seda üldse tegime selleks, et meie oma töötajad saaksid seal hästi õhtustada ja päevas süüa ja hommikust. Et meie outleti külalised, Maile Beauty kliendid saaksid seal ja ümberskaudsed inimesed said. See oli nagu see mõte.
Aga kui ma kellegile rääkisin seda, et me tahame teha sinna sellist restorani või kohvikut, siis kõik ütlesid mul ainuke soovitus, ära sa seda ometi tee. Et see on kõige kahjulikum tegevus üldse, mis sa võid hakata tegema. Ja kui hakata nüüd, eks neil õigus oli, et kogu selle maja peale, ma arvan, et enamus aega läks sinna seda projekteerida, seda mõelda ja siis lõpuks seda inimesi leida. Me alustasime hakkasime seal seda peakokka otsima, see läks peaaegu pool aastat aega, siis kõik see on tõeline väljakutse, aga nagu ma ütlen alati, et kui sul on nagu lõpuks sa leiad inimese, kes oskab seda, kes on nagu väga suure kire ja huviga sellega ja me leidsime siis Pärnust Karini, kes siis on eelnevalt on ka töötanud 8 aastat restoranis ja kui tema nüüd võttis ta siis oma käsile, siis hakkab see kõik asi, ma näen, et läheb aina paremaks ja meil on seal ka lõpuks leidsime suurepärase peakoka, kes toidud on väga maitsvad, inimesed on väga rahul ja hoiame hinda ikkagi nii all, kui saame, et paljud ütlevad, et ei usu, et Tallinnas üldse nii soodsa hinnaga on võimalik. Ja veel nii head pitsad ka. Õige kiviahju pitsad, tõesti siuke õige Itaalia pärane, väga hea. Ma olen söönud, julgen kiita. Jaa, kus see Itaalia tuli, see oli, ma mäletan, me olime jälle Mailegi, kuskile Firenze lähedal ja olime üks ilus sume õhtu oli ja me läksime ühte restorani, see oli mäe peal oli, all oli org oli ja me istusime seal terve päeva, meil üks vaba päev tekkis millegi pärast ja siis me sõime seal kõigepealt, jäime ühe selle maja veini vist ära ja siis oli ja lihtsalt istusime ja see oli niivõrd mõnus ja nii tore oli seal olla, sa mäletad seda? Ja ma mäletan, et see oligi, et Kessi tellimused said tehtud ja see kord oli väga palav päev, oli ka 30 kraadi oli vist kuskil ja siis käisime ja juhuslikult leidsime selle restorani ja nautisime vaadet ja aga ongi, et ma eile just nägin, et meie Dream Cafeesse tuli teinetama nagu need olid kas mingist ettevõttest olid inimesed ja neil olid väliskülalised. Wow. Ja nad tutvustasid juba maja ees seal ja väliskülalised vaatasid ka, väga põnev. See näitab juba järgmist taset, nii et väga lahe. No võt, jõuame lõpusirgele. Mis te tunnete, mis unistused veel siis täitmata on ja kuhu suunas see Denim Dream edasi liigub? 30 on tehtud, mis järgmise 10, 20, 30 aastaga toimub? Mul on tunne, et see ettevõtlus on nagu aastaajad on. Et on aeg, kus on kevad, kõik tärkab, sul on kõik kasvab ja läheb ilusaks suvi on, kus siis juba nagu küpseb ja võib-olla siis hakkad ka võib-olla niisugust natuke üleliigselt halbu otsuseid tegema ja riiga riskeerima ja sügiseks on nagu selline jahenemine aga me oleme just praegu selle keskuse valmis teinud, mis selle rahast me oleks saanud, ma arvan, vähemalt 50 kauplast avada, nii et oleks meie suur see eesmärk, mis meil on just kasvada ja areneda, et see oleksime võinud selle asemel, et seda teha, aga praegult lihtsalt ongi nüüd see moment, kus me nüüd võtame lihtsalt aega, et taastuda, et kõik asjad jälle korda saada ja me oleme harjunud ikkagi kogu aeg oma kasumist ja oma vahenditest kõike arendama ja muidugi tahaks jälle uue projekti teha, jälle midagi veel võimsamat, veel suuremat, aga ma tean, et seda praegult veel ei saa lubada. Me püüame nüüd oma vanu eesmärke, mida me ei ole veel suutnud täita, see käibe eesmärk seal ja kõik muud, meil tahame kindlasti võtta selle AI kasutusele, see on väga suured võimalused siin, need, kes ettevõtted võtavad seda ikka väga tõsiselt, ikka 20% annab ta tööviljakuse tõusu. Seal e-kaubandust edasi arenda, sest praegu e-kaubandus ka praegu raskel ajal on ta meil ligi 10% kasvab. Et kõik need ideed on veel, aga midagi suuremat küll praegu ei oska öelda. Vast ta tuleb ka, ma arvan, ja loodan.
Väga hea. Meil kõige viimane voor on see nii-öelda Denim Dreami töötajate voor ja ma vaatan, ma küsin siit 2 küsimust. Milline on olnud teie kõige meeldejäävaim mälestus meie kauplusi külastades? No neid on olnud lõbusaid ja natuke traagilisemaid ja väga põnevaid. Ütleme, kui midagi hästi meelde jääb, siis mul on ikkagi meeles see, kui me Pärnus käisime seal ja siis, kui veel seal oli, meil ainult 2-3 kauplust oli ja kui me seal olid meil need Piret ja Jane oli ja siis, kui me käisime seal ja siis pärast kogunisime sinna väiksesse kohvikusse ja kus nad rääkisid, millise kirega, kuidas see klient oli käinud ja mida nad tegid ja see oli niivõrd põnev oli, see oli mulle, no kuidas nad kirjutasid väikesi kirjakesi klientidele ja panid sinna topsi ja andsid ja no see oli kõik need, no selline ma sa näed, kui nad armastasid meie kliente, et see oli nii tore. Samal ajal mõnikord jälle ma mäletan, et Lätis ükskord olin seal, tulin sinna poodi ja ühtegi inimest ei olnud. See oli üks selline aeg, kus ei tohtinud poode kinni panna ja siis ühtegi inimest ei olnud. Mõtlesin, et huvitav, kus ta on, üks klient oli seal, oli endale toote üles läinud ja läksis sinna kassa juurde ja ma olin ukse juures, vaatasin, et huvitav, et hakkasin otsima, kus kliendi teenindaja ja siis ta järsku koputas laua peale ja siis järsku vaatan 2 pead tõusevad üles ja hakkasid müüma, tegid oma ostu ära. Pärast küsin, mis te seal laual tegid? Aga me sõime. Miks te mujale sööd? Aga seal on, igal pool on kaamerad, seal kaamerad ei ole. Leti taga. Rocca al Mares, ma mäletan, oli meil niisugune koht, kus oli seal teine korrus oli me ja seal oli nagu kohe sai välja minna. Ja seal olid noormed töötasid, see oli siis 90-ndatel lõpupoole seal ja ükskord tulen ka sisse, jälle inimesi pole, aga selline kärsalõhn on kõvasti seal ruumis käib ja lähen vaatan, siis mõtlesin, et äkki on välja, lähen vaatan välja seal grill on üles pandud, poisid jäid õõtseid grilli. Analoogilisi juhtmed on veel hullemaid olnud, aga ma hakka kõik rääkima. Aga Maile tuleb sul ka mõni meenutus? Sest ma mäletan, kui mina olen poes töötan, ma mäletan, kui Heinar kauplusesse tuli, siis oli ikka nagu hirm naha vahel. Aga kui Maile tuli, siis oli alati nii tore. Ja Mailele sai müüa alati ka midagi. Ma mäletan seda, kui ma nagu ise seal kaupluses olin, et mis ma siis tegin. Mul tuli meelde, et kui Viru keskust avasime, et see oli väga huvitav. Et siis oli ka kõik kauplused sai avatud niimoodi viimasel hetkel oli veel tööd nii palju. Et see oli nii Viru keskuses kui ka Ülemiste avamisel, et kõik oli veel tegemata, aga järgmine päev oli juba avamine. Ja siis sai alati kiiruga tehtud seal neid aknaid ja kaupa välja pandud ja nii suur rõõm oli, kui kõik sai õigeks ajaks valmis. Ma mäletan Marilini väga hästi, ma käisin seal Rocca al Mares ja vaatan, üks hästi tubli tüdruk jookseb ringi organiseerib kõike ja see jäi kohe meelde ja siis ma tegin vist pakkumist, kas piirkonnajuhiks oli see kord ja et võt, see oli, ma mäletan, sa olid väga edukas piirkonnajuht olid ja võt, kui sa leiadki selle, siis kohe hakkab see õitsema ja samamoodi ka selle podcastiga tegelikult, et me siin päris palju mõtlesime, keda teha ja pakkusime siia teisele poole, kõik ei võtnud julgust. Ma ise mõtlesin, et ma teen ise selle ära lõpuks, aga ma olen aru, et mul võib-olla see tahtmine suur, aga sa pead ikkagi oskama seda. Ja siis ma pakkusin Marilini ja kui ma esimesel korral seda häält kuulsin, see oli niivõrd meeldiv ja sõbralik ja ma mõtlesin, et varsti võetakse televisioon, viib ta ära meilt. Olen veel siin, aitäh. Ja viimane küsimus, millist nõu annaksite alustavale noorele ettevõtjale? Nagu meiegi hästi palju on vaja nagu enne proovida ja katsetada. Et nagu sa kohe ei tea, mis see õige asi sulle sobib.
See on nagu lapsed koolis ei tea, mis spordiala nad tahavad valida, et nad katsetavad, et lähevad küll tennisesse, ujumisse, siis lähevad ratsutama ja lõpuks siis saavad teada, mis neile päriselt meeldib. Et samamoodi, et mida rohkem katsetad, seda rohkem on võimalus, et sa nagu leiad selle õige ala, mille teha. Ja no Einar teab siis edasi, et siis ei tohi nagu, et sa pead nagu pikka aega tegema seda ühte asja ja sa ei tohi alla anda. Tee pikka aega ühte asja ja ära anna alla ka raskustes. Ja ma ei ole juba kõik ära rääkinud, täiesti õige. Ja ma soovitan ikkagi kõigil võtta sellised väljakutsed vastu, sest et see areng toimub läbi nende väljakutsete, et niisama lihtsalt ja mugavalt on see elu ikkagi natukene teie võimed jäävad nagu välja arendamata, välja proovimata ja see on tuleks teha see otsus. Ma tean, et kõigi inimestel on teatud suur soov midagi saada ja samal on see hirm on see, mis hoiab tagasi seda teha. Et siin on kaks võimalust, kas seda hirmu kuidagi alla võtta või siis seda soovi suuremaks saada. Et kui see soov on suurem, siis sa teed selle ära. Ja alati on hea tunne pärast seda, kui sa oled midagi teinud. Et ka sama podcast oli meil ka siin algul tükk aeg mõtlesin, kas julgeme osa võtta, aga võtsime ikkagi ja võtsime julguse kokku. Teie surusite seekord hirmu alla vist, jah? See on sellepärast, et sa ju valid elus, mis sa tahad teha, aga esinemine ei ole nagu just esimene valik, ei ole ka viimane valik. Aga te saite suurepäraselt hakkama, tõesti. Väga-väga põnev oli kuulata neid lugusid ja tõesti veel kord palju õnne 30. juubeli puhul. Mul on suurepäraselt hea meel kuuluda sellesse peresse ja ma loodan, ja usun täiesti kindlalt, et meie kõik töötajad nõustuvad sellega. Aitäh teile! Suur tänu! Aitäh! Ja nüüd tere tulemast Denim Dreami moedisainer Svetlana Pusarjova. Tere, Svetlana! Tere! No mis tunne sul on 30 aastat Denim Dreami? Mitu aastat sa ise oled Denim Dreamis olnud? Juba 10 aastat. 10 aastat? Kuidas Denim Dreami jõudsid üldse? No ma väga hästi mäletan seda e-maili Viirikalt, et mulle kirjutati ja küsiti, kas ma soovin tulla tööle Denim Dreami, aga tegelikult ma ei ole mõelnud kuskile minna tööle, sest ma mõtlesin, et mul oli ateljee too aeg ja mõtlesin arendada oma kaubamärgi, aga see oli väga huvitav kutse ja mul on väga hea meel, et ma tulin ja see tõesti, et ma saan nüüd palju rohkemat teha kui väikses ateljees. Just, nüüd sul on oma juubel, 10 aasta juubel siin Denim Dreamis koos Denim Dreami 30 juubeliga, väga lahe. Aga hakkame täitsa alguses sinu loost pihta. Mis on see sinu lugu? Ehk kuidas sina jõudsid moeni ja kuidas sinust sai moedisainer? No mul on selline lainetega oli lugu. Siis kõigepealt ma õppisin ikkagi kunstikoolis ja ma olen kunstnik, ma joonistasin, ma tegelesin baatikuga, tegin algul kanga peal nagu kunstiteosed ja tegin ise kangast ja nii see läinud ja pärast ikkagi rohkem võib-olla minu vanemad ütlesid, et sa pead ikkagi majandusharidus õppima ja siis ma läksingi ülikooli ja siis lõpetasin rahvusvahelist ärijuhtimist ja töötasin ka 5 aastat pangas. Vau, ma ei teadnud. Ja et see nagu väga huvitav oli, aga siis ma sain aru, et see ei ole minu. Ja mulle meeldib rohkem loominguline töö ja tõesti, et ma naudin seda protsessi, et ma ei tunne, et ma olen tööl. Tegelikult see ei ole väga hea, sest ma kogu aeg töötan. Ja selle see pahu pool. Piiri ei tea, aga jah, et see kuidagi lainetega läks ja mul lapsepõlvest juba meeldisid väga ilusti riietuda. Mäletan, kui vanaema
näitas mulle, kuidas pead sokid ja kleit sobima kokku ja soeng ilusti. Ja tegin ka algul käsitsi enda nukkudele riided ja lõpuks ikkagi tuli välja, et ma tegelen disainiga. Väga julge karjääri muutus, et majandusteadlasest pankurist sai moedisainer. Väga paljud, ma usun, on sellises kohas oma elus, kus võib-olla tunnevad, et nad on läinud seda teed võib-olla mida vanemad või siuke realistlik pool on teda öelnud, aga sisimas tahavad midagi muud. Kuidas see julgus sinust tuli, et selline muudatus elus ära teha päriselt? No tegelikult ma tundsin tööl, et ma ei ole õnnelik, et ma tundsin, et midagi on valesti elus ja siis tuli selline olukord, et ma kohtusin ühe Norra komposiitorit pianisti, et saime temaga tuttavaks ja siis ta nagu kogu aeg ütles, et Svetlana, miks sa ei tee enda asja, miks sa teed seda ja siis ta ütles, et okei. Ära ütle midagi. Mina ette valmistan Eesti kontsertisaalis kontserti, et ma mõtlen välja enda teosed ja sina teed siis seda illustratsiooni, et kuidas need riietused sina välja näed. Ja ongi siis meil tuli kontsert ja see oli ma arvan suur algus, et peale seda hakkasid ajakirjanikud küsima intervjuud ja siis kõik küsisid erinevad nüansid, kuidas ma sellega alustasin ja tegelikult väga palju, ma olen väga tänulik temale ja ta nagu andis mulle seda jõudu, et alustada. Väga lahe. Mis sa arvad, mis on võib-olla siuke kõige peamine oskus, mis ühel moedisaineril olema peaks? Kui nüüd keegi noor praegu mõtleb, et ta tahaks saada või tahab elumuutust teha nagu sina, et mis on see kõige olulisem ja vajalikum oskus? Mina arvan, et ikkagi kangad, et see peab tundma, et kui sa võtad kanga kätte ja sa pead aru saama, milline lõike peab sellest kangast tulema. Et see õigus, et kõik etapid koos võib-olla teevadki seda edu valemit, et ja kindlasti ma arvan, et loominguline mõtlemine aitab seda protsessi. Ja kui rääkida Denim Dreamist näiteks, kui töötada suures firmas, siis kindlasti on meeskonna töö. Et kõik peavad aru saama ilusti teineteist ja väljendama ja oskus võib-olla koos tööd teha. Väga hea. Sul on ka oma bränd number 8. Kuidas see sündis ja kuidas see on ajas kasvanud? Kuna minu lemmiknumber on number 8 ja ma arvan, et väga palju minu elus seotud selle numbriga, et pärast me vaatasime, et iga inimene, kes võib-olla töötab meiega või lähedane, on kuidagi seotud number 8, kas tema elab 8. korteris või tema sünnipäev on 0808 või need väiksed nüansid ja siis ma mõtlesin, et ma nimetan oma kaubamärgi bränd number 8, aga enne seda ma tegin oma nime alt tööd, et mul on, algul oli ateljee, pärast ma tegin Design by Svetlana Puzyryova. Seda kaubamärgi osalesime ka Fashion Weekil ja ongi juba 15 aastat tegelen sellega. Vau! Mis sinu oma brändi selline erisus on, kui sa võrdled neid Denim Dreami brändiga? No me saame natukene rohkem lubada endale loomingut. Et seal fantaasia lendab, et seal ma saan teha kõike käsitööd, keerulised asjad, mis ei ole võimalik võib-olla toota massiga, aga need on üksikud eksemplaarid ja et saab nii-öelda loovuse valla rohkem lasta. Ja, see on see minu hinge. Just, väga hea. Aga nüüd, kui sa tulid siis Denim Dreami 10 aastat tagasi, põhimõtteliselt nullist sa pidid looma täiesti uue brändi ja mitte täpselt nagu sa ütlesid nagu enda, vaid hoopis teisele ju ettevõttele. Milline näeb välja ühe brändi loomine? Millised need etapid on? Oma peas võib-olla kujutab lihtne inimene nagu mina, et lood visioonid ja saadad töösse ja ongi olemas, aga mis töö selle taga tegelikult oli?
No algul oli ka Viirika, kes aitas, oli projektijuht, kes aitas mind väga palju, aga tõesti oli väga raske alustada, sest meil ei olnud mitte midagi, meil ei olnud kangad, partnerid, ma ei tea, kus toota asjad, mitte midagi. Ja käisin messil, leidsin õiged kangapartnerid ja siis koos Viirikuga leidsime erinevad tehased ja mul väga palju aitas võib-olla minu tuttav, kes töötas vabrikus ja tema teadmised ta jagas minuga ja siis mul oli natukene selgem pilt, kuidas see protsess välja näeb ja kuna mul ei olnud kogemus selles, siis ta aitas mind väga palju. Mis võib olla kõige keerulisem või väljakutsuvam osa selle brändi loomise puhul oli, mis sa mäletad? No ma arvan, et ongi see esimene kollektsioon, et tegelikult meile öeldi, et meil peab olema müügiks kollektsioon, aga meil ei olnud kangad ja meil ei olnud kohta, kus toota. Palju teil aega anti? No oligi pool aastat, jah. Tegelikult oli aega, aga natukene vähem ja et selles mõttes, et kui ma veebruaris käisime messil ja siis natukene vähem isegi kui pool aastat, aga tegelikult see oli lihtsalt, kuna see oli esimene kord ja oli vastutus ja see oli võib-olla kõige võib-olla keerulisem ja niimoodi, et väga äge. Mis on võib-olla Denim Dreami kollektsioone luues sinu kõige suuremaks inspiratsiooniks olnud? Mis need inspiratsiooniallikad sinu puhul on olnud? No mulle väga meeldib pressida ja ikkagi seal ma näen erinevad kultuurid, inimesed, huvitavad nüansid, aga kui me teeme Denim Dreamile kollektsiooni, siis ma ikkagi lähtun ka naisest, tema kehast, figuurist ja et ta tunneks ennast mugavalt ja saab rõhutada enda figuuri. Millest viimane kollektsioon nüüd, mis praegu poodides on just müügil, millest see inspireeritud on? On midagi seal just konkreetset ka, mis sulle nagu inspiratsiooni rohkem andis sel korral? No ikkagi naine, et ausalt öeldes ei mäleta. Praegu ma alati teen Autumn Winter 25-26 ja see, mis praegu poodides on see unustanud lugu. Me just panime tootmisse järgmine suvi ja mul on mõtted praegu hoopis kuskil mujal ja tegelikult meil on praegu varsti tuleb juubel ja selleks meil on ka tuleb Texa kollektsiooni, mis on, seal tuleb eriline kangas. Meil üks töötaja Neele arendas spetsiifiline kangas, et ta töötas välja oma töös ülikoolis, et ta on väga tugev ja väga hea omadusega. Ja sellest kangast, et meil oli väga palju raskusi, et me ikkagi saame seda toota nüüd ja sellest tulebki kollektsioon. Ja need jõuavad siis poelettidele ka pärast juubelit? No mitte kohe, sest tegelikult see protsess võtab ikkagi aega, et meil on... Aga lootust on meil ka neid kindlasti, seda head Texa materjali saada kanda. Me püüame võib-olla pre-sügiseks järgmiseks teha, et kõik on nagu plaanis, et lihtsalt väga palju nüansi, kui on see esimene kord ja kuna arendus on ikkagi raske protsess, et seal on vaja testida ja meil on ka praegu testirežiimis, et me peseme seda ja vaatame ja... No väga põnev. Denim Dreami oma Texa, Riie Texa täiesti erakollektsioon. Väga lahe. Juubeli puhuks täiesti vääriline asi. Aga mis sina tunned, mis selle Denim Dreami brändi selline siis kõige suurem unikaalsus võib-olla on? Ma arvan, et Denim Dream on nagu üks organism. Et kõik, kes töötavad Denim Dreamis oma vahel seotud ja saavad väga hästi aru teine teist ja see nagu aitab jõudu, et kaubamärk arendaks ja väga selline huvitav, unikaalne, ma arvan, omadus.
Et ma teistes firmades näiteks, kui töötasin ka pangas, et ma ei ole näinud seda nagu sidet. Väga lahe. Aga kui räägime trendidest nüüd ja sellest Denim Dreami brändist, mis on võib-olla, kui sa mõtled, et nüüd on praegu näiteks sinul ka see Bordeaux värv on väga trendikas, kui palju sa nagu selle kollektsiooni luues neid trende arvesse võtad? Kas see on sinu jaoks oluline, et need tooted oleksid ka väga trendikad või pigem ta on selline klassikalisem? Kui palju sa nendest trendidest lased mõjutada? No ikkagi me soovime, et meie kliendid oleksid moodsad, aga ma ei lähe üle sellele, et me vaatame, mis on värvikombinatsioonid on moes, millised nüansid võib lisada oma garderoobi, aga ei ole mõtet kiirtrendid jälgida, sest see muutub iga poole aastaga, isegi võib olla kiirem. Ja enda stiilis nagu peab ka valima, et mis sulle meeldiks trendidest ja mis sa oled nõus oma garderoobi lisama. Ja siis see annab võib-olla natukene omapärasem, oma stiil on ikkagi kõige olulisem, et trendid on juba teine lugu. Ja minu arust see on kõige keerulisem osa, et sa üritad oma stiili nagu leida naisena, ma arvan, paljud naised üritavad. Ja siis iga hooaeg tuleb mingi täiesti uus äge trend, nagu ma räägin praegu see Bordeaux värv on ja lähed poodi ja tahaks nagu hulluks minna ja kõiki neid asju endale osta. Et kuidas üldse nagu, kui me räägime üleüldse moest ja stiilist, et kuidas nagu mitte minna hulluks ja mitte nagu seda võib-olla sobituda oma stiili ja trendi, et need käsikäes käiksid, mitte üks ei trumpaks teist üle. No peab ikkagi võrdlema need trendid, kui me räägime Bordeaux'st värvist ja see on praegu väga populaarne ja me kindlasti kasutame oma kollektsioonides seda värvi ja tegelikult ta väga palju naistele sobib. Ja see värv ei ole uus, et kui me räägime tsüklist, et trendidest, see on nagu 10-aastased tsüklid ja 5-aastased tsüklid, et see värv ei ole nagu 9 aastaks tuli, vaat ta võib jääda ikkagi garderoobis. Aga kui me natukene lähme edasi juba järgmisse kevadesse, siis tuleb kivikolaada roheline värv moodi. Vot siis on küsimus, et kas lisada seda värvi või mitte, et sest ta on selline erkne ja võib-olla ei sobi kõikidele. Et siis ma vaataks, aga ma kindlasti soovitan valida ka allatooni, kui on Bordeaux värv, Burgundia Bordeaux on moes, siis võib vaadata allatoonid, et kellele meeldib rohkem võib-olla soojemad allatoonid, kellele külmemad, et see on nagu viis, kuidas sa valid seda trendi, kuidas sa interpreteerid seda oma garderoobi. Väga hea. Aga kui me nüüd, ma ei tea, kas sa nüüd selles mõttes oskadki mulle vastata, saad juba järgmises talves oma trendidega, aga mis selle sügis-talve kõige trendikamad tooted, asjad, trendid on? Ma arvan, et ikkagi see Bordeaux värv on avanud kõikidele. Siis ma arvan, maksi pikkus see on väga huvitavalt välja näeb, kui näiteks mantlid või maksiseelikud kanda. Aksessuaarides on peapaelad, teeb huvitavaks. Võib-olla plisseseelikud on ka praegu läinud hästi laiali, et tugevasti. Ja mulle meeldib ka color blocking näiteks, kui valida värvekombinatsiooni, näiteks Bordeaux värvi võib kombineerida hele sinisega tooniga ja siis ka hele roosa tooniga, nude või on isegi kolmene kombinatsioon Bordeaux, navy ja hall. Et see annab juba, kui isegi riided on klassikalised, võib natukene mängida värviga. Väga hea. Kas sa julgeksid öelda välja näiteks, kui ma ei taha nüüd seal trendi hulluks minna, siis mis oleks juksed 3 toodet, mida ma sel sügistalvel endale peaksin soetama, võiksin soetada, et olla trendikas, aga jääda ikkagi oma stiilile truuks? Mis on sellised must have tooted? Ja, head istuvad teksad. Ja kusjuures praegu mood läksi juba legendsite poole, et päris liibuvad, et see liigub edasi-tagasi ja aga peab olema, ma arvan, iga naise garderoobis teksad.
siis midagi võib olla Bordeaux värvi ikkagi. Üks toode midagi, Bordeaux värvi. Kas või aksessuaar või midagi. Just. Ja soe mõnus kampsun. Soe mõnus, jaa, olen nõus. Oota, teksade juurde korraks tagasi. Praegu on nii mõnus aeg, saab laiu teksasid kanda, ei pea neid sikutama eluhinna eest jalga. Kas tõesti tulevad skinny teksad tagasi? Ja, juba eelmises aastas see hakkas ja ma arvan, et laiali see trend tuleb varsti, aga tegelikult ma arvan, et praegu iga inimene valib ja see ei ole see, et kõik hakkavad nüüd legendsit või nagu kitsad teksad kandma. Ma arvan, iga inimene valib ikkagi endale midagi ja võib-olla sirget ja võib-olla ka natukene oversize'i ja nüüd ma näen, et tänavatel ikkagi see oversize on vastu võetud. Et see on nii kaua püüdsid disainerid seda trendi tekitada ja nüüd see juba laiali, sest algul tundus see issand, mis asi see on. Ja nüüd minu laps ka ütleb, ei, ma tahan ikkagi väga laiad piksid nagu. Ja nüüd see vastupidi käik tundub jälle siuke, ma arvan, selleks läheb jälle mitu aastat aega, et kõiki nende skinnide tagasi jõuaksid. Aga mis sealt kaugest tulevikust veel siis tulemas on? Väga põnev on nagu kuulda, et need skinnid, see roheline värv, mis veel sealt kaugest tulevikust tulemas on trendidest? No praktika näitab, et kui ma liiga palju ütlen ette, siis inimesed nii tahavad kogu aeg ette. Sest kui mina hakkasin enda kaubamärgis varem need trendid näitama, no mõned ei saanud aru üldse, et see oli nagu imelik, aga tegelikult praegu mõned kliendid juba usaldavad ja nad saavad aru, et ikkagi, no kui ma teen seda, siis ikkagi tuleb moodi varsti. Aga kui liiga palju näidata, siis võib olla ka igav, et tegelikult on pärast kogu aeg küsitakse, milline värv on jälle järgmine või järgmine, et kõik peab oma plaanis olema ja see ongi nii, ma arvan, parem. Et nii ongi põnevam, on ju. Just. Aga kui sa mõtled üleüldse niimoodi järgmise 5 aasta peale ja üleüldse nagu suures pildis moetööstuse, moemaailma peale, kuhu suunas see kõik liikumas on? No kindlasti on see recycling teema ja taaskasutus on üks põhiteemaks, et kangatootjad hakkavad kasutama töödeldud kiuda ja me kasutame ka enda kollektsioonidest töödeldud recycling kangat, et proovime ikkagi maksimaalselt kõike teha, et kindlasti on raske, et need kangad on kallimad, et see protsess ei ole nii nagu kerge, aga peab ikkagi mõtlema, sest meil on nii palju, me iga aasta toodame ja siis kus see kõik läheb, et ikkagi maa on väike varsti. Et peab ja mõtlema. Mis Denim Dream teeb selle heaks? Me kasutame recycling kangad oma kleitides, aga mitte kõike, et meil on 2 kleiti, mis me kasutame selle recycling kangad. Väga tore. Ja mis sa arvad, kuhu Denim Dreami bränd, kuhu suunas Denim Dreami bränd edasi liigub? Liigub, raske öelda, aga mul võib-olla oleks huvitav näha, et Denim Dream arendaks mingit tehnoloogiat. Ja võib-olla varsti tuleb mingi koostöö mingi ülikooliga, et saab ühendada kuidagi neiroonitajus ja riided näiteks. Et kui me saame vaadata näiteks, mis toimub teiste inimeste tundedega peas ja kui praegu rääkides, et on olemas sellised kangad, et kui sa katsud seda oma soojusega, siis nad muutuvad värvid. Siis väga palju on erinevad eksperimente on olnud ja siis on ka need pimedas sääravad kangad aga mul oleks huvitav isegi selle psühholoogia nagu poolest vaadata, et kuidas need emotsioonid võivad mõjuda, kas tõesti näiteks inimene kannab mingi kleiti ja kui tema tunneb võib-olla mingi väga armsad tunde, et kas see kleit näiteks muutub oma värvi või niimoodi. Ja see on võimalik või? No ma arvan, kindlasti võimalik on praegu väga palju erinevad teadmisi ja
visualizer, mis tehakse ka nagu see koostöös, et ja minu meelest isegi see oli mingi projekt koos juba mingi disaineriga, et nad hakkavad arendama midagi. Ma arvan, et see on ikkagi meie tulevik. Väga põnev. Ja ootame Denim Dreami koostööd siis mõne ülikooliga ja vaatame, mis siit tulemas on. Väga tore, Svetlana, aitäh sulle. Võib-olla lõpetuseks mõni hea soov veel Denim Dreami juubeli puhul. Ma sooviks olla ka võib-olla 50 juubelil ja külastada seda eritust ja palju-palju edu ja tõesti ma olen väga tänulik, et ma sain siia tööle ja üliarmsad meeskond on siin ja kõik inimesed, kes ümberringi ja praegu see maja, mis on ehitatud, see on nagu kodutunne, kui tulen sinna. Ja ma olen sinuga väga-väga nõus nende inimeste ja kõige osas, nende tunnete osas. Aitäh sulle, Svetlana. Aitäh. No on alles need olnud ühed värvikirevad 30 aastat täis selliseid seiklusi ja vägevaid lugusid. Ja nagu me kuulsime, siis edu võti on ikka see, et ka kõige raskematel hetkedel ei tohi alla anda. Mine jaga kindlasti Instagramis Denim Dream Stores meile ka tagasisidet ja ka kuidas see episood sulle meeldis. Ja külasta ikka meie kauplusi ja meie e-poodi ja aitäh tassikoogid, et meie suumagusaks teete ja Placenta Acti üle, et meie külaliste kingikotid täidate. Tšau!